Very nice. No nii, part 2, we are back. Vahepeal on toimunud nii mõndagi. Käisime Tallinnas, jõudsime just tagasi uue mootoriga. Vaatasime, kuidas meistrid teevad normaalseid mootoreid. Saime ka ise käe külge panna, nii et hüppame kohe sinna ja vaatame, kuidas asi käib. No nii, oleme jõudnud siia Kevini garaaži ja meie selle hooaja võidumootor on siin ees. Juba vaikselt hakanud lahti võtma ja ütleme nii, et siin on näha, et selle mootoriga on asi kõik. Et sellega rohkem edasi minna ei saa, seega uus tuleb nüüd täiesti 100% kindlalt. Tegelikult oli juba poole hooaja pealt seis siuke, et vaatasime, et kas veab ära. Et tegelikult see mootor on saanud siuke 3 aastat nagu seda Max Powerit. Et on viimane aeg talle siuke väike värskendus teha, et jääb varumootoriks. Ja siin tagataustal põhimõtteliselt paistab meie uus mootor, mis on siis ilusti kõik ära värvitud, tehtud. Everything new and fresh. So põhimõtteliselt identne asi, lihtsalt täiesti tutikas ja siis see vana poiss teeme samuti ilusaks ja jääb meile varusse. Noh, keera lahti. Kurat, see jõusaal peab nüüd ära tasuma risk. Täitsa perre sees. Nüüd siis teeme järgmise video. Et peab vana mees, kes nädalavahetusel sõitis maratoni, ehk siis eile selge jalad on haiged. Peab Nordestise lahti keerama asjad. Mida jälle, ei no see... Teed trenni veel. Nii uus. Noh. Kuule, siin pole midagi teha. Paneme, see on valmis. See on tehtud ja korras ja valmis. See on klaar. Läheme julgelt uuele hooajale vastu. Lase kinni. Tehtud. Oli kerge see. Siin küll mingid nagu, jällegi mingid veetilgad on sees, eks, aga nagu ma ootasin nagu vähe teistsugust pilti tegelikult. Mingid üleliigselt suurt röga ei ole. Aga no õnneks lahti võttes on nagu... Vaata, milline on võidusõidusaale. Hulga sõitnud. Nagu poleks kulunudki. Ei no, mida, Uskumatu. Ei no, kokku panemise juures, siis mul ei ole kindlasti. Your vision, better close your eyes. Circle smoke, I get too close. It just be me and the guys. Keeps on telling me she is for me. I don't believe them lies. Too much ties. Man know me, I get busy. I ain't had time to slide. 50k, got that in the bag. Got that on the way. Bro just itching. He just slid back round. Like I click replay. I bought her the bag. I paid for the hair. Now she look like bae. Sat on your ass all week. You ain't done shit. I don't know what to say. Siin pole ikka väga nagu midagi. Selles mõttes ma räägin, mul ei ole kordagi olnud mitte midagi. Filter on alati nagu puhasalt. Jaa, motuliga on sõidetud. Jaa. But I gotta hold back for a minute, cause bro just fucked something up, no limit. Also, tegelikult veel sai meie siis eelmise korra suur probleem, lahenduse. Et keremees nägi tükk aega vaeva, saime siia täiesti originaalkarbi, ilusti ära värvitud kõik. Nii et see osa ka nüüd ilusam, et oli juba õige peksa saanud. Teisel poolel on vaja veel natukene teha mingisuguseid värviasju, et tõmbasta sealt ka paar mingisugust hullemat kohta välja, aga kere poolest on juba suhteliselt hästi. Tundub, et vahepeal on siin vist päkapikud meil käinud. Igal juhul Janno, Käti ja Aigi tegid siis kõvasti käsitööd, et kõik iga väljakodara sisuliselt teipisid kinni ära, et tuleb need väljad ka natuke värskemaks teha, et peale hooaega nad on näinud sisuliselt kõike
et kivisid, äärekivisid, mis igast asjast saab üle sõita, eks ju. Aga eeltöö on tehtud korralik, et ma ei tea, mitu päeva nad on äkki 2 päeva teinud seda ja tegelikult kõik väljad pole isegi veel tehtud. Nii et väiksed asjad, aga võtavad kõvasti aega. Shake, 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 shake. Can shake it. Siin tegelikult on see, et vasta ei keerata. Oi, see on õudne asi. Mis selle snacki nimi on? Selle snacki nimi on Nice Little Heat Shield Sandwich. Valmis tappa. Jah. Ilus. Tuval kastab. Akrobatika. Julmalt tuleb läbi ära. Halvad kingad. Augud tuleb tolle kõrvärgi teha, midagi sellist. Siis nüüd tuleb, siit tuleb leevutada sidumist. Kui sa lõikad samasuguse, siis ma arvan, et siis on nagu hää. Ma teeks samasuguse, paks toru siia vahele ja toru ülesse ka. Niimoodi püsti mõtled, jah? Kuidas sa poldi paned siis? Pealt. Toru pigistub pössi, seda arvatakse toru. Okei, no toru, mõtleme, kui kaks. Sa toru külge, ühesõnaga sa saad niimoodi, et kui sa mõtled... Meil too toru on mingi paksu selline. Toru kõrvale saaks mingi kõrva teha ja see kõrv oleks toru küljes. Niimoodi saaks vaata teha, kui nii mõelda. Läbi toru, see on tegelikult see sellest nelikand materjalist kui läbi puurim. See ei ole ka nagu, ta on tugevam kindlasti, aga see ei ole ka nagu väga kõik kõva koht, aga toru keerab päris perse ära. Tal on see koht siis, torust ei saa nagu läbi panna, see on nagu kindel. No vot, midagi sellist säännast tuleb teha. Ta saab tegelikult teha päris hea, aga no ma ei tea, kui sa pikkust tahad vaata, siis kas ta jääb niisugune? Tõmbas küll, aga iseenesest kas tegelikult võib-olla... Vaata, Rene, tule nüüd vaata. Nii. Stiiliekspert. Võib-olla veits äkki painutab tagasi, seda mitte seda. Kui nüüd siit painutaks selle toru siia külje peale, seina külge enne, siia. Nüüd kas me siis lõikame siia sälgud ja teeme mitme sälguga niimoodi rahulikult. Nii on kõige lihtsam vist. Nagu ringikõuline plaat see on. Ja siis paned 6 kandiga seest poolt veel, vaata, siis ei jää seda pead nähagi, vaata. Jah, ongi, et siit läheb sisse ja siinpool on see plaat nagu ringikõuline.
see oli lihtsalt puu läbi teha. Jah. Ilus. Ma need mootori käppe samamoodi teinud. Ma otsin pooled olisid. Ühest piisab, jah? Kahele poole või? Teine siia. See on isegi pärast suurus ka, mõtleks. Oi, see jääb nii hea. Kui sulle siuke suurus sobis, see on sinu probleem. No nii on väga hea. Säristab kinni, et keskele tõpstab. Ja siis teise, siis nüüd peaks natukese väikse varuga, et teine muhv. Muidugi ma hoiaks seda, no ei, ma ei saa pikka pean ära lõikama eest kõigepealt siis. Siit seest poolt kriipsu juures siis. Sellist koera kardad. Aga ma mõtlen, kas siin jäi siis sellel torul ja sellel alumise toru maru vahe siis? Mul on küsimus see, kuidas me siit poldi paneme, kui me siit kus meil see toetab, vaata, siin on nurk. Kus meil see sirgetoru jookseb sama asja all, jah? Siis me ei saa ju panna, jah? Nii, poisid, mehed seal taga möllavad käigukasti tavaga, et selle planeerimise peale läks tükk aega aega, kuna käigukastiga juhtus tegelikult selline asi, et meie siis planeerisime seda DMA kasti, mis on näha, et ta on päris tugev tükk ja peab päris hästi vastu. Seega esialgne plaan oli meil minna siis DMA sequential kasti peale, aga juhtus sellega nii, et mehed ajaliselt kahjuks ei jõudnud seda nii kiiresti valmis ja sellega seoses peame ringi tegema käigukasti talad, vahetama ära siduri ja hoovastiku, ühesõnaga, seal on pisidetailid palju, mis tuleb nüüd ringi mängida selle tõttu. Me tegelikult kastist ju ei rääkinud. Kastist ka rääkinud, mis me tegelikult võtsime lõpuks. Mehed kiirmotiivist kuulsid meie häda ja tõttasid appi, nii et sellest aastast sõidame siis kiirmotiivi käigukastiga. Et küll jääb see H-pattern dogleg, et ei ole see nende uus toode sequential, et neil on päris palju käigukaste nii järjekorras ja me saaks kätte selle kuskil juunis, seega peame hetkel leppima sellega, aga ka see on kõva asi, nii et nüüd tuleb kõvasti tööd teha, et ta sinna ilusti alla ka istuks ja siis saame edasi vaadata. Need otsad pärast nurga alla hakkab looma. Kas ta veel nii on ta hea, otsad on tasa. No pane enda punkt ära ja siis tõstame ta, surume ta paika. Oi, kui unus kinda vahel ilusti. Aha, kohe kinda vahel. No ma lasen teise ka, siis lase teine ära. Hommikust! Täna me lähme uuesti autot pesema. I showed them love and they showed man hate. These days that is expected. Outside with a bad one, she told me that I'm bougie, said I'm selective. I'm in the streets and I got some rivals, so... No nii, nagu te eelmisest videost nägite, siis autot me küll pesime, aga lõpuks kui kõik ära kuivas, siis vahed ja kõik olid suhteliselt ikkagi seda jama täis, et ei saa maha ja tuli siiski usaldada asi professionaalide kätte, nii et tulime siia lõunaka juurde Vengerpolli, kes poleerib ja timmib meil asja mahedalt ilusaks. Still outside with a Cartier bust down, wise man pre in my hand. These days bare man rap. I told man cut all the cap. I got my eyes on bands, and them man wanna get back. Took one pick on my iPhone, post that now King Sherman love. I see man talking, they ain't got bread. Man ain't talk about much. I'm in a dance, just lean up, broski, leaning, pouring up drug. She got a straight face, get out of the section, bitch, don't ruin my fun. Bitch, yo, who's that? Aye, yo, unknown number. Where they at? Sometimes wonder. Where they at? I see them under. Where they at? My last thing still got my jumper. I put a gang on a chain. Nii, tõmbame siit Vengerpoolist otsad kokku, saime pilli ilusaks, läikevaks, puhtaks, töö väga hea ja korralik, nii et hüppamegi nüüd kohe garaaži ja paneme selle eluka käima. Et seda sisse laske poolt, nüüd tegelikult
oleks ülihea ära panna see Kenekas. jaa, kenekas, aga ma ennem paneks isegi võib-olla selle jublaka, vaata. Mis jublaka? See, mis läks selle õlijala külge, vaata, kus see üks rullik oli veel peal. Ahit. Kurat, mis seal saab nii perse minna? See ei ole võib-olla. Puluks keevad. Ei kee. See on nii õhukesest materjalist, et ta ütles, et kui seda kuidagi, ma ei tea, kas valesti keerata või mismoodi, et see läheb ka puruks, noh. Nii kui vanal oli. Siit mõra läbi kõik. No aga iseenesest töötas ka mõraga. Ei, aga noh. Uus rullik. Nii ta ilmselt ei lähe, siis läheb nii. Seiv on olemas. Ma ei tea. Ma keeraks tegelikult selle mootori ajalugu on ka päris huvitav, et see on see sama mootoriplokk, millega me ostsime oma esimese auto Mürsk, ostsime Lätist, et see mootor on juba korra elanud eluturbokana, aga see plokk oli täitsa kasutuskõlblik, et seisis nurgas tükk aega. Aga nüüd läks ikka oma õigesse kohta tagasi, et sattus õigete haiste vahele. Et siis Pesur Motorspordi poisid ehitasid meile siis täiesti värske, üle hoonitud, freesitud, kõik jutud tehtud sepis mootori ja sellega loodetavasti hakkab meil väga lõbus olema. Tegelikult peaks selle šampanja, selle pudeli ka vist peaks sisse õnnistama, et kestaks sama hästi nagu eelmine mootor, sest eelmine mootor sõitis meil kokku vist 3 hooaega isegi. Nii et oli ta eelmine päris tubli ja loodame, et see samuti. Turboks on meil siis Precisioni turbo, mis on ka üli tõesti hea asi ja saime nii-öelda värske, et meie vana siis jäi varusse, tegelikult oli kõik okei, toimis, aga Kevin ise siis upgrade'is natukene teistsuguse turbo peale ja siis jäi tal see üle, et kuskil 5 võistlust sõitnud ja meile kõlbab väga hästi, et korralik asi. Sidurit veel küljes ei ole, et see tuleb ka ilmselt, saame teile täna külge ja käigukast siis Gearmotiv, suur aitäh siinkohal Oliver Randolule, kes siis tegelikult loovutas enda varukasti, et suur aitäh, saime suht suurest hädast välja sellega, et aitäh. Aga nüüd nipet-täpet veel teha, tegeleme siin juhtmepooltega, mingisugused voolikud, asjad paika, sisse lase külge ja tegelikult palju enam ei olegi, et läheb varsti sooja, poiss. Tere juba. Kus on meile? Mis me peaks veel tegema enne, kui see auto sõidab päris õigesti kohe? Kas keegi oskab äkki aidata? Üks asi ongi teha ja ongi valmis. Ja nii lihtne ongi see 1000 hobujuse driftiauto ehitus. Kuna mootor on värskelt kokku pandud, siis kasutame sellist asja nagu pesuõli, mis ei ole küll nagu eraldi toode, aga lihtsalt mingisugune odavamat sorti sisuliselt suvaline õli. Et peseb kõik selle võimaliku prahi, mis seal sees on, et isegi kui sa proovid täiesti hermeetiliselt mootori kokku panna, siis ikkagi... Kütuse paap lahti kindlasti, pumbad välja, pumbad ees, filtrit puhastada, pihustid kemma juurde pessu, all filter maa ja puhtaks, mingit käivitust ei tule panema. Precision driver, precision pourer. Pinge on peal. Võin kinnitada, et mitte midagi siin vahepeal ei juhtunud. Ja nüüd valame edasi. Pesuõli kasutamist selleks, et isi kui sa proovid hermeetiliselt mootorit kokku panna, siis ikkagi tekib seda prügi sinna sisse. Et see on lihtsalt paratamatu ja siis selle jaoks ühesõnaga see ongi, et kuskil ma arvan mingisugune pool tundi võib-olla käib see õli, võib-olla rohkem, võib-olla tund aega, aga siis valame uuesti välja ja läheb õige õli sisse. Informatsioon on tulnud päevavalgele, ühesõnaga ei lubatud enne käima panna, peame vaatama üle ka kütusesüsteemi, et tegelikult peaks pihustid käima kontrollis ja siis vaatame üle kõik filtrid, mis sest, et nad on tegelikult kogu aeg olnud täiesti puhtad, et kütusega meil pole õnneks probleeme olnud. Nii et käime siis selle ka üle ja siis saame ta käima panna.
tuli. Wow. Siit mõrane ja sealt on katki kuskilt vist külje pealt. Pidame nüüd kõige tähtsamad tööriistad ära. Tada! Mingid mulluskid seal põhjas on, ma ütleks, jah? Pane see nurga taha ka veits. No midagi ikka on siin seda sodi, jah? Kusjuures 78% teist pole veel subscribe itud, nii et mine alla ja vajuta seda subscribe'i nuppu. Nii, meil on nüüd siin järgmine päev kätte jõudnud vaikselt, oleme kõvasti muterdanud. Nagu nägite, siis paagi võtsime lahti, seal olid sees filtrid, mis siis olid tegelikult umbes, et saime viimasel hetkel teada, et oleks hea ka need üle vaadata, nii et tegelikult mõtlesime, et äkki juba saaks eile käima panna. Aga vaatasime ikkagi need filtrid ka üle ja siis lasin mingisugune 2 purki breikut sinna sisse ära ja siis läksid ilusti puhtaks. Ühesõnaga Janno Aigi paita ilusti kokku ära, nüüd on sellega korras ja mootori poole pealt on ka kõik. Käigukast on ilusti all, kardaan käis Tallinnas tegemises, tehti õige pikkusega ära. See on nüüd kõik õige, kinni, korras, vedelikud on sees ja ma arvan, et oleme varsti valmis tegema esimest käivitust. Excited või? Little bit happy about this moment. Very nice, kohe läks käima mõttes. Vaatame, eelmine aasta mingisugune teema oli, siis ma mäletan, ma helistasin Kevinile, et kuule, värk on, et ei lähe. Ja tee see ja siis läks kohe, aga no see aasta läks tõesti kohe nagu. Ei pidanud isegi helistama. Ilgelt koliseb see käigukast. Ilgelt. Ei, seal ei ole kõik õigesti. Saage midagi pihta. See ei saa olla reaalne, et ma annan rohkem gaasi, siis vaba kast hakkab rohkem kolisema. Kuule seda. See käigukast teeb ilget müra. Aga vist, oota, kas helistasid Ollile või? Ka Genile. Ühesõnaga öeldi, et peabki nii tegema. Aga siuke tunne nagu kast jooksis kokku ära, aga väidetavalt vist peabki nii tegema. Aga väga hull müra nagu. Ega ta ei sega, ta otseselt vaata ei sega, aga lihtsalt ma ei kuule, jah, täpselt kui mingi kuskil midagi hakkab uut häält tegema, siis ega ma väga ei kuule seda. Tõenäoliselt ei kuule raadiosaalis seda teha. Oi, läheb. Meil eelmine aasta oli ka probleem sellega, et see radioside oli hästi halb. Mitte kuidagi ei saa nagu tööle, sest me tegime teloga vahepeal. Ja nüüd ma ei tea, nüüd on see heli veel valjem auto sees, nii et nüüd me peame mingisuguse NASA süsteemi otsima ilmselt kuskilt, mingi satelliitside, ma arvan. Mul tundub, et ma iga kord alustan nagu no niiga, vaata. No nii, ajasime esimest korda soojaks ära, kõik ühtegi tilka, mitte kuskilt ei tulnud, seega super töö kõikide inimeste poolt, kes sellel autol on siis käe külge pand, et tõesti, proovisime otsida ka, äkki on näha, et kuskilt midagi jookseb. Aga tõesti, mitte kuskilt ei jookse mitte midagi. Nii et esimene käivitus õnnestus väga hästi ja mis me veel proovisime? Proovisime käigukasti, et tegime siin platsi peal väikse, kruusa peal lihtsalt väikse kiirenduse ja täitsa töötab see kast, lihtsalt teeb väga kõva häält. Et see hääl on siuke tunne, nagu midagi käis kuskile vastu, nagu midagi oleks halvasti. Aga siis helistasime ka ühele mehele, kes siis Ken, kes siis teab väga hästi seda asja ja ütles, et kuule, et nii peabki olema ja kõik on väga hästi. Tegelikult varasemalt me sõitsime siis diisli käigukastiga, seega see oli nagu põhimõtteliselt täiesti vaikne, et sai vabalt poes käia ja ei olnud mingit sükest üleliigset müra, aga sellega on küll see, et seal ilma kõrvaklapideta oli autos päris raske istuda, et nüüd on tegemist siis true race car'iga. Sidur sai uus, tellisime Finjectorist, et jõudis väga kiiresti kohale. Ühe päevaga sidur tuli Soomest ära, seega nüüd on sees uus sidur, käigukast, gearmotiivi poolt, värske, uus.
kardaan sai uus tehtud õige pikkusega, aga jah, ütleme, küll on see esimese käivitus tehtud ja kõik tundub hästi, siis see õige test on veel ees, et düno, kes siis ei tea, siis düno on see, kus auto seotakse rullikute peale kinni ja siis sisuliselt tehakse erinevate koormuste all siis nii-öelda jõutõmbeid ja teste, et siis lähme Soome, seal Soomes üks vanapapi teab väga hästi, mida ta teeb ja paneb selle auto siis õigesti käima ka, nii et loodame parimat ja soovime sellele poisikesele siin edu. Vajamale läheme. Tulime siia Lange motokeskusesse, kohe täitsa mõnus, kodune tunne, et meid võetakse alasti väga toredasti vastu, et lasti kasutada rada, et teeme väikse testi, kuna enne dünost hakkab kõvasti pähe saama, siis siuke väike lihtsalt sõidutest, midagi hullu ei pane, et kerge shakedown tuleb ära teha, juba siin mingid asjad selguvad vaikselt, et noh, ongi, kõik on ikkagi pulkadeks võetud ja tuleb asju ette, et aga we'll see how it go. Maybe better luck next round. Tulebki latiga välja kõik. Ma jätan poolid ära praegu, vaatame esialgu. Teeme, proovime kõik järjest. Poolil ei ole mingid sitta seal, ma ei tea, ees, et ta ei saa hästi üle. Ma ei tea, vahetame lihtsalt ära. Pihustin me vahetasime ära. Pihustin on vahetatud. Nüüd on ainuke, siis pihustid hoida nüüd. Ikka pesuehtne testipäev. Ei ole rajapäev, testipäev. Küünlale ju tuli säde siin alla. Aga siis on mingisugune connection siin kuskil. Vaatame. Sädet ei ole hoopis selles. Ma räägin, see elektrinuss on nii räige. Me saame selle pistiku panna ju teisele küünlale, siis me näeme ära, kas see on pistikus asi, kui teisel säde on. Jah, paneme siia kolmandale näiteks. Ei ole, selle silindri juhtmega mingi jama. Me saime teha täpselt ühe ringi ja see oli nagu siuke poes käiguring, et ei saanud isegi gaasi vajutada. No mis sa teed? Tundub, et miski juhtmestikus on midagi valesti. Tegelikult seal on ainult 2 juhet, aga praegu siis süütepoolil ei tule vist voolu peale. Meil ei ole seda õiget testit ka kaasas. Nii et lähme korra käime Tunnelstuudio poesti juurest läbi, vaatame, mis natuke profimad elektrikud meile räägivad. Ta on siuke väike asi, aga praegu ei ole vajalikke tööriistu ka kaasas, nii et ei saa siit koha peal midagi teha. Aga pole hullu, tuleme homme tagasi. Ühesõnaga tundub, et juhtmestikus on kõik korras ja praegu vist on tunne, et midagi ajus jebib, et kas seal on midagi natuke maha põlend või midagi siukest. Ühesõnaga see elekter on suht võõras teemaga üldiselt ja ei oska nagu väga kommenteerida selle suhtes. Üks hetk auto töötab nagu hästi, täna hommikul töötas kõik ideaalselt, 0 probleemi ja lähed sinna kohale ja ei tööta. Aga no see elekter ongi siuke. Mis siis nüüd valesti on? Aju. Aju. See asi on läbi. Ja see on harinev enda aju, nii et... Seal saab korda. Me peame nüüd... Garantii on peal talle. Selle juht me paneme siia termo mahanema otsa ja selle paneme termoga kinni. Ja siia pole lõuga saame parem, siis saame ära testida. Nüüd tuleks see juhe lihtsalt hästi ilusaks. Ja ilusaks pistikusse, jah. Ta on nagu kindel kinni, vaata. Samas ka piisavalt lahtine, et selle saaks korda teha dünos. Et me ei hakka teda täiesti ära peitma, vaid niimoodi, et saame ikkagi lahti võtta ja ta saab selle ise ümber portida siis. Ja. Okay. Little bit problem with the ECU.
vaata, tegime väikse niisuguse bypassi siis, kuna mingitel silindritel on need siis signaalid on samad, siis tegime niisuguse juhtmega lihtsalt prostalt bypassi ja praegu töötab. Nii et saame ära testida, sellega Dünosse minna ja siis vaatame, mida kohalik Soome mees siis räägib juba. Praegu ei ole kinni olnudki, vaata, ta ei ole siit alt üldse väljaski. Aga jah, siin selle kastiga see nii-öelda teine käik on juba põhimõtteliselt nagu kolmas käik oli eelmisega. Et ma arvan, teisega saab juba mingi Kehala saab ilusti ära sõidetud. Et neljas on siis on nagu juba päris kiire. Ütleks praegu. Ta on hoopis teiste ülekannetega. Kes see mees nüüd on, kes tahab? Ja, ta ei lase nüüd õigesti, tal ei lase olla. Näe, vaata, nüüd on vaba. Paar ringi tehtud, täna läks paremini, paar asja hüppasid siin lahti vahepeal, aga muidu üldjoontes kõik hästi. Käiguvast on üli nice, et no tõesti, oligi nagu see Ken ütles, et nii kui kangi puudutad, siis ta põhimõtteliselt nagu imeb järgmise käigu sisse, et praegu nagu tõesti väga mõnus, võrreldes selle originaali jampsiga, mis me siin sõitsime vahepeal, mis kuidagi kestis päris hästi, aga võrreldes tollega on ikka näha, et see on real deal. Käib väike tuunimine vahepeal. Ühesõnaga, Düno on meil kuskil minu arust Tampere kantis 2 tundi Helsingist ülesse, nii et täna on meil siis kolmapäev. Täna sõidame siis Tampere kanti ära, võtsime seal korteri, ööbime ära ja siis homme tuleb meil täis pikk Düno päev, et mehed ütlesid, et tahavad hommikul kohe alustada, nii et tõmbame hommikust kohe siis laulu lahti ja saame terve päev seal kraunutada ja õhtul tuleb ilusti laevaga tagasi. Siin peaks olema meie tiimi merch praegu. Hakkame seda, ma ei tea, kas see on Apple CarPlay või ta on Android CarPlay. Aga hea oleks bussi saada ka mingisugune, kui näiteks Mapsi näitab keskelt või saab väikest soundi panna vahepeal, eks. Väga mõnus oleks. Sul ei ole olnud Soome tee peal iga, muidu ta istub. Kusjuures näeb, jah? Nice! Nipukad on taga. Ilus! Tagurpidi ka ilusti, aga noh. Õnneks on pööratav ekraan. Jaa, pööratav ekraan. Jälgi nüüd mängu. No nii. Igaks juhuks hoia tee. Ma arvan, kõik sulab maha. Äkki toite ju, et ta mingi keskus saada. Oh my god, look at this car. Oh my god, drift car. This is drift car, yes? Look. Seda küll ei vaatanud, jah? Rehvid on.
me tuleme ise kommikuks, saame nii siia. Me peame ikka hommikutel 8 siia tulema. Õli, üle kontrollida. Tere hommikust, oleme jõudnud siia Harineni juurde Düno pinki. Kell on 8 hommikul kuskil, õues on siuke mõnus, siuke 4 kraadi, aga mehed juba tõmbavad autot pinki kinni ja ma arvan, et tuleb üks hea päev. Auto oli seest, kõik oli ju puhastatud pessimine. See on korralik vaikus on ju torm. Vähe mõnus ist. Kuidas siin oli? Siin pidi kumbad asjad ise lülitama? Jaa, ükshaaval. Tegid, võtsime küünlad nüüd maha, said mingisuguse natuke teistsugusemad küünlad pandud, kui oli küsitud, sest neid päris ei olnud, mida oli vaja. Ja nüüd on vist mingisugune väike teema nendega, et võtsime korra maha, vaatame, las professionaalid vaatavad üle ja üks asi veel, et tegelikult see on ülikõva, et Eero sai ka tulla. Et kui on siuke seis, et on see mees, kes seadistab autot, on kogu aeg seadistanud ja siis on see mees, kes on mootorit ehitanud. Kui need on koos, siis see kombo töötab nagu väga hästi, nii et suur aitäh ka Eerole, et ta tulla sai. Sitten putoaa ylhäällä yhden kuuren nurkille. Ta on sama nagu ennem oli põhimõtteliselt, aga väänet on rohkem. Okei, palju? Mingi 50 või 60 väänet on rohkem üle. Okay. Peaks veel olema või? Ma ei tea, mis see number on? Ta on varasemalt tuleb peale ja hoiab nagu pikemalt, vaata see jõud tuleb ka, tuleb nagu see hobujõu, see on ka pikem. See oli vana, eks ju, ja see on uus. Vaata siin, et ta tuleb madalamalt peale ja hoiab pikemalt.
et see käure on parem pinegune kui see vanha. Ta on alati nagu ilusti kas on nagu vaja nagu, ta läheb veel paremaks niikuinii. Nüüd on parem kui ennem. Aga et kas sa, et rohkem jõudu ei ära minu käest küsib, mina ei oska öelda, et ma ei tea, kas see on nagu piisav. Et kui te ütlete, et see on okei, siis ma arvan, et ma ei tea ka seda triis. Ma arvan ka, sul loogu on ja paneme rehvi rõhku natukese juurde. Ei ole vaja. Ma arvan, ei ole vaja. Kirimeniga 285 selle autoga ja selle sama jõuga. Ja ei olnud küsimust, et see praegult on see, ta ärkab varem, see kasutusala on pikemalt, et see on nagu see turva... Jaa, ma arvan, kui see on hea toon, see on hea. Ma arvan ka sama. Vastu rõhk läheb tõusma. Et numbreid, aga reaalsuses selle 265-ga see on väga Jee, Racecar. This is good. 631. Mis me tegime siis kokku lõpuks mingisugune... Okei, me muidugi 8 olime siin, nüüd on kell 12:30 ja auto on treila peal. Ehk siis 4 tundi, vahepeal lebisime mingite küünaldega, selle asja sai paika, siis kohe töötas, tühi käigu saime paremaks. Et tollega tekkis mingisugune probleem, et puterdas natuke, aga nagu nii hästi pole ükski dünosessioon varem läinud. Kõik täitsa naljaks, nagu me oleme plaanisime, et terve päev läheb ära, et ilmselt kõige viimase laeva peale jõuame, aga praegu on kell 12:30, nii et nice time to drink some longer. Nii, mis see final result on siis? Tõmbasime 631 kilovatti ja 1100 newtonit väänet. Nii et pisut saime väänet juurde, mingi 50 newtonit ja ärkab ka auto siis 5200 peal on täisjõud juba taga ja ennem oli 5800. Ühesõnaga saime paremaks ka veel seda ärkamist. Nii et kõik on maksimum hea praegu. Okay, very good. Thank you. Ma ei oska soome keelt, aga it's very nice to drive. Autorongi komplikatsioonid, kogu see karavan on, ma ei tea, isegi kui pikk see on, aga see Sprinter on ise see kõige pikem versioon, mis on. Ja siis on see PE-kati käru, nii et sellega on see parkimine ja kõik on nii pekkis alati. Mis nüüd teeme? Ilusa päeva lõppu? Mis on ühe ilusa päeva punkt, on üks mõnus Soome street kebab. Nii et lähme võtame ühe kebabi ja siis tõmbame juba laeva peale. Me oleme nüüd Raassillas, me teeme väikse trenni, et eelmine kord tandemid ei saanud teha, aga nüüd, nagu te näete, on meil seal tandemikaaslased ka olemas ja bodykit on vana, mille puhul on üks hea pluss, et me saame väikseid kriipsu poistele peale teha võib-olla, nii et vaatame, mis läheb. Vähendame sisemisi pingeid. Keerasime selle jõurežiimi teise peale, et kolmanda käiguga siin hästi ei vedanud Raassillas. Tuli seda ühte nõksu veel vaja ja siis lõi boosti vooliku lahti, et seal vist toetas natuke midagi vähem. Aga kohe uued rehvid alla, voolik kinni ja tuld. Eputab! Vennal näed päikse käes leeki supsist.
Sven. Mina arvasin, et see on liiga kerge. Okei, meie lühikene treenipäev siin Raasilas on nüüd läbi, sõit oli väga hea, ütleme, kiirus oli hea, tunne autos on hea, et eelduslikult võiks öelda, et isegi ei pea nagu liiga palju treeni tegema, aga ikkagi tuli üks mure ka välja, et siduripoiss andis alla ja ilmselt asi ei olnud siduris, vaid asi oli nii-öelda selles siduri klämpis, mis on siis põhimõtteliselt siduri korvis see eelpinge, et me olime kas siis ei vaadanud seda, ei arvestanud sellega, et kuna tuli see uus kast, siis me mängisime seal päris palju detaile nagu ümber. Aga jah, ühesõnaga, praeguse seisuga saime vaevalt auto treila peale. Laupäeval oli plaanis minna Pikernikisse trenni, nüüdses valguses ei tea enam, pole väga uurinud ka neid sidurikette praegu, et nii palju kui vaatasime, siis on igalt poolt see otsas. Aga kui leiame midagi, siis lähme, aga üldiselt on kõik hästi. Oleme jõudnud vaikselt siia meie kodubaasi tagasi. Tegelikult nüüdseks me juba tegeleme siin vaikselt bodykitiga, aga seda te näete juba järgmises videos, kus me valmistume esimeseks etapiks. Aga suur aitäh, et vaatasite ja kohtume juba peagi. Meil on täna 11. aprill ja esimene etapp ongi siis Netsi... Oot, see oli nii vale praegu. Täna on meil 11. aprill. Täna on meil 11. aprill. Tänase seisuga on meil 11. aprill. Okei, nii.